ja teine pool eelistab tõesti, et see oleks Iisraeli hävitamine. 7 miljoni inimese massimõrv, beebide peade maha raiumine. Nad toetavad inimeste põletamist. Me peame 90% ajast ründama, mitte 90% kaitsma. Weiss on Ameerika intellektuaalomandi advokaat, autor ja silmapaistev Iisraeli toetaja, kes töötab Israel Justice Organizationi presidendina. Ta on varem töötanud muuhulgas Noore Iisraeli rahvusliku nõukogu presidendina. Tere tulemast JNS News Hubi Falli. Aitäh, on tore siin olla. Räägime kõigepealt veidi sinu raamatust, millest ma ei teadnud kuni hiljuti ja see tundub tõesti huvitav lugemine. Aitäh sulle. Raamat on siin. Selle nimi on Sest see on õiglane ja õige. Ameerika Ühendriikide Jeruusalemma kui Iisraeli pealinna tunnustamise ja USA saatkonna Jeruusalemma kolimise vähetuntud tagalugu. Ja selle raamatu tagalugu on see, et 1995 aastal olin ma Phoenixi Young Israeli sünagoogi president. Ja senator Kaili büroo palus mul, kui ta just valiti senatisse, nad ütlesid, et tahavad tema esimesel aastal senaatorina midagi teha. Hoolimata sellest, et ilmselt 80% Phoenixist Arizona juudi kogukond hääletas tema vastu valimistel juudi demokraatliku kongressmeni Sam Kaufmani vastu, et nad tahtsid seada prioriteediks USA saatkonna kolimise Jeruusalemma ja vastava seadusandluse algatamise. Ja nad soovisid, et ma juhendaksin neid sel aastal nende kontori peamise juudi kontaktisikuna. Nii töötasin ma koos Glenn Hammeriga, kes töötas sel aastal senaator Kaili juures õiguskomisjonis, ja Giannina Spernaga, kes oli kogu aasta tema välispoliitika juht. Ja arutades, kuidas nad liikusid edasi, kuni lõpuks seadus võeti vastu oktoobris senatis häältega 93 poolt ja 5 vastu. Ning esindajate kojas 374 poolt ja 37 vastu. Hoolimata sellest, et president Clinton oli sellele täielikult vastu ja vastustas seda, mitte ükski teine tema 8-aastase presidendi aja jooksul vastu võetud otsus ei saanud sellist hääletustulemust tema tahtmise vastu. See oli vetoõigust ületav enamus. Ja see oli hämmastav saavutus esimese aasta senaatorile. Me tulime selle pealkirjaga välja, sest see on õiglane ja õige, sest kui inimesed lähenesid senaator Kail ja küsisid temalt ning ütlesid, miks te seda teete? Te ei ole juut. Miks teid see teema huvitab? Ja tema vastus oli, sest see on õiglane ja õige. Ja nii ta tegelikult kirjutas raamatu eessõna. John Mike Huckabee, David Freeman, Alan Dershowitz, senator Joel Lieberman ja teised kirjutasid raamatusse soovitusi. Ja raamat ei räägi ainult juutide õigustest Iisraelile. Minu kaasautor Len Gruenstein ütles mulle, et me peame rääkima ka sellest, et see oli õige otsus. Ja nii ta on suur talmudi õpetlane, ta tõi välja piibellikud argumendid, juudi allikate argumendid, samuti on ta suur rahvusvahelise õiguse teadlane. Samuti rahvusvahelise õiguse argumendid juutide õiguste kohta Iisraelile, samuti kirjeldas ta kogu saatkonna avamise lugu. Ja mina olin 2018. aastal Jeruusalemmas saatkonna avamisel. Ja ma arvan, et see raamat on väga oluline, sest minu arvates esitab see argumente, mida keegi teine täna juutide õiguse kohta Iisraelile ei esita, kuid need on väga olulised argumendid. Noh, räägime sellest korraks. Ma mõtlen, mis on selle argumendi põhituum? Selle argumendi põhituum on see, et juudi rahval on suurem õigus Iisraeli maale kui ühelgi teisel rahval, ükskõik millisele maale maailmas. See on üsna erakordne väide. Ja ometi on see kõige vaieldum maa maailmas, millele just sellel rahval on kõige tugevam õigus. See on täiesti mõistuse vastane. Näiteks, me kõik teame Rashi esimest kommentaari Toorale. Miks algab Toora maailma loomisega, mitte esimeste mitsvade ehk käskudega? Ja Rashi ütleb, et kui keegi vaidleb, kas juutidel on õigus, Israeli maale, nad ütleksid, et Jumal andis selle neile. Jumal lõi maailma ja annab selle, kellele tahab. Ta andis selle juudi rahvale. Mida minu kaasautor Len Gruenstein samuti leidis, on see, et Hiskuni kuulus kommentaator umbes 800 aastat tagasi. Ta ütles, et Noa omas kogu maailma pärast veeuputust ja võis anda ükskõik millise maa, kellele iganes ta tahtis. Sisuliselt oli tema maailma algne omanik ja ta andis Iisraeli oma pojale Seemile. Jasim, kelle tütar Taamar abiellus lõpuks Juudaga. Jakobi poeg Jehuda. Mille ta andis? Ta andis Iisraeli Abrahamile ja nii andis Abraham selle kõik edasi Jitsakile, Jaakovile, juudi rahvale. Nii päris juudi rahvas, Iisraeli maa. Ja Rashi kommenteerib tegelikult Lecha Chachamis, et Jumal ütleb Abrahamile, et mine sellele maale, mis tegelikult on sinu maa, mis on sulle antud. Ja Parshas Chayei Sara. Seal öeldakse, et Abraham ütleb, Rashi ütleb, et Abraham ütleb Efranile, et ma võiksin võtta sinult Mahpela koopat, sest see maa kuulub tegelikult mulle, aga ma maksan selle eest ikkagi täishinna, sest see anti-juudi rahvale.
Nii et meil on see maa, sest me oleme selle pärinud ja meil on see maa, sest Jumal andis selle meile. Ja lisaks ütleb Maharal, et 7 rahvast selles maal olid kõik sissetungijad, sest see maa anti Seemile ja need inimesed tulid ning tungisid maale, mis ei kuulunud neile, mis oli tol ajal tavaline. Ja neil polnud õigust sellele maale. Nii et juudi rahval on õigus sellele maale, sest nad pärisid selle. Ja siis räägime edasi rahvusvahelise õiguse argumentidest juudi rahva õiguse kohta sellele maale vastavalt rahvusvahelisele õigusele, kui soovite, et ma sellest edasi räägiksin. Jah, no rahvusvahelise õiguse seisukohalt ma mõtlen. Kuidas sa arvad? Mis sa arvad, mis on parim viis selle eesmärgi tegelikuks saavutamiseks? Ja võidelda. Arvan, et seda nimetatakse Iisraeli eest rahvusvahelisel areenil peetavaks õigusvõitluseks. Õiguses on üks tuntud argument ja tuntud väljend, mis ütleb, et kui sinu argument põhineb kõige rohkem faktidel, siis rõhuta fakte. Kui see põhineb seadusel, siis rõhuta seadust. Ja kui see ei põhine kummalgi, siis löö rusikaga lauale. Teine pool on väga osav rusikaga lauda tagumises ja suure lärmi löömises. Ja üks viga, mida Iisrael ja kogu Iisraeli toetav kogukond teevad, on see, et nad ei lükka ümber narratiive, vale narratiive, nii nagu neid tuleks ümber lükata. Näiteks teine pool ütleb, et rahvusvahelise õiguse järgi on asundused ebaseaduslikud. Või et rahvusvahelise õiguse järgi on Palestiina araablastel õigus Iisraeli maale. Tegelikult on asi selles, et PLO põhikirja asutamisdokumendis 1964 aastal nende põhikirja artikli 24 alusel. Nad ütlevad selgesõnaliselt, et me ei esita nõudeid läänekaldale, mis hõlmab Ida-Jeruusalemma ja Gazat. Nii et inimesed on kogu selle aja püüdnud anda neile maad, millele nad oma asutamisdokumendi järgi ei pretendeeri. Nad ise ütlesid, et neil pole sellele nõuet. Põhjus, miks nad seda ütlesid, oli see, et tol ajal olid Jordaanial nii-öelda Läänekallas, Ida-Jeruusalemm ja Gaza. Ma mõtlen, ja Ida-Jeruusalemm ning Egiptusel oli Gaza. Nad tahavad selgelt öelda, et meie eesmärk on Iisraeli hävitamine. Meid ei huvita see maa. Me ei taha luua Palestiina riiki. See pole kunagi olnud seotud palestiinlastega. See on alati olnud seotud Iisraeli hävitamisega. Ja nad tahavad, et see oleks selge. Juudi rahvas ei loobunud kunagi Jeruusalemma nõudest. Ei loobunud kunagi Iisraeli maa nõudest. Me panime selle oma palvetesse, me põimisime selle oma paastudesse ja kõigesse muusse. Ja nii edasi. Rahvusvahelise õiguse kohaselt pärast esimest maailmasõda Rahvaste Liit kogunes 2 aastat pärast San Remo konverentsi ja võttis vastu resolutsiooni, mis andis juudi rahvale õiguse kogu Iisraelile, sealhulgas kogu Juudamaale ja Samaariale ning kogu Jeruusalemmale. Ja kuna Ameerika Ühendriigid ei olnud selles osaline, siis Inglismaa soovis, et Ameerika Ühendriigid oleksid otsuse tegemisel kaasatud. Seega läksid nad ja sõlmisid Ameerika Ühendriikidega Anglo-Ameerika lepingu. See võeti ühehäälselt vastu USA senatis ja selle allkirjastas president Coolidge, mis ratifitseeris lepingu, öeldes, et Ameerika Ühendriigid toetavad juudi kodumaa taasloomist Iisraeli maal kui riiki, mis saab olema ja et juudid kogu maailmas saaksid tulla sellesse riiki, neil oleks õigus tagasi pöörduda sinna Iisraeli maale. Ja kui inimesed ütlevad, et rahvusvahelise õiguse kohaselt pole juutidel õigus sellele, näiteks Juudamaale ja Samaariasse või Ida-Jeruusalemma. See ei vasta tegelikult tõele. Lepingute õiguse kohaselt kehtib see leping tänapäevalgi. Ja kahjuks ei kasuta seda ükski peamine Iisraeli pooldaja ega Iisraeli valitsus, kui räägitakse juutide õigusest sellele maale. Nii jääb mulje, nagu teisel poolel oleks rahvusvahelise õiguse osas õigus. Tegelikult on aga vastupidi, nad eksivad täielikult. Ja kui rääkida Juudamaast ja Samaariast, siis kuidas te soovitate Iisraeli suveräänsust Juudamaal ja Samaarias kehtestada? Tegelikult on nii, et selle Anglo-Ameerika lepingu ja Rahvaste Liidu alusel on meil õigus kogu Juudamaale ja Samaaria territooriumile. Rääkimata sellest, et Iisrael võitis selle maa kaitsesõjas ja vallutas selle territooriumi, mis rahvusvahelise õiguse kohaselt annab samuti õiguse sellele maale. Nii et neid piirkondi on palju ja sa räägid Juudamaast, Samaariast ja Ida-Jeruusalemmast. Mina räägin peamistest juutide omanduses olevatest aladest, eks? Seda mainitakse isegi Tooras. Machpelah Kupa ostmist. See mainib Tanahis templimäe ostmist. See mainib Joosepi haua ostmist Seekemis. Ja nii on Piiblis mainitud piirkonnad, mis on ostetud. Tugevamat ostu tõendavat dokumente ei saa olla. Aga need on piirkonnad, kus elasid esiisad ja 4 esiema. Ja see on juutide ala, Palestiina araablased. Ma küsisin Thomas Knightisilt, kui ta oli Ameerika Ühendriikide suursaadik. Ma ütlesin, nimeta mulle üks Palestiina araabia juht enne aastat 1867. Tegelikult ei saa Palestiina araablased ühtegi nimetada, sest neid lihtsalt ei ole. Miks see nii on? Miks on selline tunne? Tead, kogu maailm näib seda narratiivi uskuma. Mitte kogu maailm, aga tead küll, paljud riigid näivad Palestiina narratiivi uskuma ega loe seda, mida sina ütled. Nimelt, et meie, juudid, juudi rahvas, meil on palju parem alus oma nõudele pühale maale.
Noh, pea meeles, meid, juudirahvast, on 15 miljonit. Maailmas on umbes 8 miljardit inimest. Teisel poolel on meist palju rohkem inimesi, palju rohkem riike, palju rohkem inimesi. Ja see pole lihtne asi, isegi kui sul on õigus, kui teisel poolel on rohkem inimesi, rohkem rikkust, rohkem raha, rohkem vahendeid, rohkem ressursse. Aga probleem on selles, et kui sa ei esita oma parimaid argumente ja neid ei korda, siis kaotad sa vaidluse. Ja seega, isegi kui sinu argument jääb teisele poolele alla, pead sa seda ikkagi esitama, sest tõsiasi on see, et Ameerika Ühendriigid on kõige tähtsam riik. Meil on Ameerikas endiselt palju mõjuvõimu. Ja tõsiasi on see, et meil oli tegelikult kõige Iisraeli-meelsem president kogu Iisraeli riigi ajaloos, president Trump. Nii et meil on riik, kus teate, kui inimesed räägivad, kui halvasti asjad on, aga paljuski tegelikult mitte ainult Ameerikas. Teil on kõige Iisraeli-meelsem president Argentiinas ja Malawis. Nüüd on kõige Iisraeli-meelsem president Tšiilis. Nüüd on kõige Iisraeli-meelsem president Kolumbias. Tegelikult on teatud riikides praegu kõige Iisraeli-meelsemad presidendid nende riikide ajaloos. Ja see on tervitatav märk. Loodetavasti võib see, kui Jumal tahab, juhtuda ka Brasiilias oktoobris. Nii et tundub, et on riike, kes on valmis seisma selle eest, mis on õige, nagu sa ütled. Kuidas me selle sõnumi siiski edasi viime kogu maailmale? No ma arvan, et GNS on olnud selleks suurepärane platvorm. See muutub aina suuremaks. Ja osa sellest intervjuust ongi selle sõnumi levitamise pingutus. Sellepärast ma aitasin koos Jonathan Berki ja Dr. Joe Fregeri Israel Justice Organizationiga selle algatada. On aidata kulutada aega selle sõnumi levitamisele kogu maailmas, kus me oleme korraldanud üritusi koos Brian Kilmeadiga. Nüüd olen ma viimase 3 kuu jooksul olnud Brian Kilmeadi raadiosaates 5 korda. Tal on 2 miljonit igapäevast vaatajat. Me püüame palju rohkem nähtaval olla, sest me näeme, et teised inimesed, kes on seal olnud, paljud neist ei oska oma seisukohti kaitsta ega fakte esitada. Sest teine pool tõesti, mis on teine pool? Teine pool eelistab tõesti, et see oleks Iisraeli hävitamine, 7 miljoni inimese massimõrv. Ja nagu ma inimestele ütlen, olin kunagi raadiosaates ja üks inimene ütles, et ta toetab bussipommi rünnakuid, et okupatsioonile vastu seista. Ja ma ütlesin talle, maata, ma ei saa pidada ratsionaalset vestlust inimesega, kes arvab, et beebi õhku laskmine on hea mõte. Need inimesed, kes toetavad Hamasi rünnakuid, usuvad ja toetavad beebide peade maharaiumist. Nad toetavad inimeste põletamist, tsiviilisikuid. See on vastik, aga inimesed ei näita üles pahameelt. Nad ei pane neid kaitsepositsioonile. Me peame kulutama 90% ajast ründamisele, mitte 90% kaitsmisele. Kui sa kaitsed, oled sa juba kaotamas võitlust. Ja kui sa vaatad tänast olukorda, jällegi, me tegelikult ei tea, mis edasi saab. Aga mis puudutab Ameerika Ühendriike, USA ja Iisraeli suhet, kasvav antisemitism kogu maailmas, sealhulgas Ameerika Ühendriikides. Ja kasvav vastuseis Iisraelile. Vähemalt teatud sektorites. Meeleolud. Kuidas sina näed seda? Kas oled tuleviku suhtes optimistlik? Kuidas näed sa järgmisi kuid ja aastaid? Noh, tead, kui sa sellele mõtled, siis issand, antisemitism läheb aina hullemaks, Iisraeli vastasus läheb aina hullemaks ja samas mõned neist riikidest lähevad tegelikult paremaks kui kunagi varem. Tead, juudi kogukonnal läheb praegu Argentiinas palju paremini kui kunagi varem ja siis Kolumbia läheb palju paremaks kui kunagi varem. Ja ka Tšiili, kus on suur Palestiina araablaste kogukond, kuid seal on riigi ajaloo kõige Iisraeli-meelsem juht. Nii et on olukordi, kus isegi selles keskkonnas läheb tegelikult paremaks. Nii et meil on kõige Iisraeli-meelsem president. Järgmise peaaegu 2,5 aasta jooksul tema presidendi ametis võib palju juhtuda. Ja ma arvan, et asi on selles, et tuleb seda ära kasutada. Fakt on see, et demokraatlik partei Ameerika Ühendriikides läheb aina hullemaks. Fakt on see, et paljud asjad vabariiklikus parteis lähevad paremaks, sest Thomas Massi ei ole varsti enam kongressi liige. Ja Marjorie Taylor Greene ei ole enam kongressi liige. Nii et vabariiklikus parteis ollakse Iisraeli toetamise küsimuses täiesti üksmeelsed. Pole kunagi olnud tugevam kui praegu. Need inimesed vaatavad kõiki negatiivseid külgi, aga me peame seda võitlust pidama. Ja nüüd on meil USA administratsioon, mis toetab seda võitlust. Ma olen natuke ühenduses Leo Terrelliga. Ta juhib võitlust antisemitismi vastu. Ma mõtlen, sul on erakordsed sõbrad, keda sul varem pole kunagi olnud. George W. Bush oli Iisraeli sõber, aga see ei ole võrreldav sellega, mis president Trump on. Sul pole kunagi olnud sellist sõpra. Me peame sellest olukorrast kasu lõikama. Nii et kus iganes on võimalusi, tegelikult on olemas valitsus, keda see huvitab. Probleem on selles, et sellistes osariikides nagu California, kus oli Paul Kessler ja ta mõrvati, kui ta seisis Iisraeli eest, ning moslemi professor, kes ta tappis, saab 1 aasta vangistust. Kui inimesed ei saa karistada kuritegude eest, mida nad juutide vastu toime panevad, siis see ongi oht. Ja me püüame töötada selle nimel, et sellele inimesele, kes tappis selle Ameerika juudi, esitataks föderaalsüüdistus ja et neid inimesi karistataks õiglaselt. Ja see hoiab ära antisemitismi.
Ja mis on teie sõnum Iisraeli valitsusele, kui siin Iisraelis valimishooaeg läheneb, arvestades, et olete nii kõneosav ja teil on nii hea ülevaade olukorrast Ameerika Ühendriikides? Mida te näiteks soovitaksite peaministrile, kes sõidab järgmisel nädalal Ameerika Ühendriikidesse? Ma ei kuule neid kunagi rääkimas Anglo-Ameerika lepingust. Ma ei kuule neid kunagi rääkimas Rahvaste Liidu 1922. aasta otsusest. Ma ei kuule neid kunagi rääkimas sellest, et me pärisime Iisraeli maa. Ma ei kuule neid kunagi rääkimas sellest, et teine pool, kui ma räägin näiteks Iraanist, mis on alternatiiv sellele, mida president Trump teeb, rünnates Iraani sõjaliselt, kui nad olid vaid nädalate kaugusel aatomipommist. Ja seda ütles Tony Blinken, olles Bideni ajal välisminister. Mis oli teise poole alternatiivne poliitika? Neil ei ole mõistlikku poliitikat selle kohta, mida teha. Kui nad ütlesid, et me peatame nad vajadusel sõjaliselt, siis tegelikult on ilmne, et nad seda ei teeks. Sest kui president Trump otsustas seda teha ja FBI endine asejuht Dan Bongino ütles, et me nägime luureandmeid, neil polnud muud võimalust neid peatada, kui teha seda just siis, kui nad tegid. Ja Demokraatlik partei ütleb ühehäälselt, välja arvatud John Fetterman, ei, ärge tehke seda. Nii et see, mida nad olid teinud, oleks võimaldanud Iraanil saada tuumapommi. See ongi põhipoint. Ja pole ühtegi ratsionaalset põhjust lubada režiimil, mis on tänapäeval suurim antisemitismi ja Iisraeli vastase vaenu allikas ning mille ainus eesmärk on Iisraeli hävitamine, saada tuumapomm. Aga fakt, et nad olid sõjaliste jõupingutuste vastu nende peatamiseks, näitab, et nad oleksid lasknud neil seda teha. Seda seisukohta ei saa kaitsta. Aga selle asemel ründavad nad meid ja meie püüame kaitsta president Trumpi otsust, selle asemel, et rünnata nende seisukohta. Me peame ründama nende alternatiivi. Ja te olete hetkel Iisraelis. Mis eesmärgil te siin viibite? Nii et ma tulin siia, ma olen endine maailma edetabelis olnud professionaalne tennisist, olin 22 aastaselt maailma edetabelis 736 kohal ja osa minu unistusest oli mängida Maccabia mängudel, seal on vanusegrupid. Nii et ma mängisin tennises 60+ vanusegrupis ja ma võitsin hõbemedali. Ja paaris mängus pronksi, kulda ma ei saanud, aga järgmised mängud on 3 aasta pärast. Pean selleks vaeva nägema, natuke kaalu kaotama ja paremasse vormi saama. See oligi osa eesmärgist. Ja me ütlesime, tead mis, jääme siia kauemaks, saame võimaluse, sest ma pidin väga keskenduma tennisele. Ja ma tahtsin väga rohkem riiki näha ning külastada siin elavaid inimesi ja sõpru ning nautida siin veedetud aega. Ja meil on tütar, kes tegi Aliyah oktoobris, nii saame temaga rohkem aega veeta. Ja see on olnud suurepärane reis, me naudime seda väga. Suurepärane. Lõpusõnad, kui jõuame selle intervjuu lõpuni. Teie hinnang olukorrale Iisraelis ja maailmas täna? No, ma arvan, et teate, inimesed vaatavad näiteks lähenevaid Iisraeli valimisi. Ja tegelikult on nii, et kõik parteid, kui nad võtaksid oma 30 aasta taguse seisukoha, peetaks neid kõiki parempoolseteks parteideks, välja arvatud Yair Golani partei. Siil on tõeline populist, kes on parempoolne populist. Kui araablaste hääled välja arvata, mis lihtsalt ei hõlma Iisraeli juudi rahvast, siis näed, et tegemist on väga parempoolse grupiga. Ja siis ongi asi selles, et parempoolsed hääled, mis lähevad Viktor Liebermanile, talle ei meeldi Netanyahu ja ta ei töötaks Netanyahu alluvuses, aga need on kõik parempoolsed valijad. See on palju parempoolsem inimrühm. Ja sa näed Iisraeli rahva tugevust, inimeste innukust teenida. Nad ütlesid, et kunagi varem pole olnud nii palju elevust inimeste seas, kes tahavad teenida lahingutsoonis, pannes oma elu ohtu. See tugevus ja julgus on erakordsed. Ma olin ühel meie üritusel, Iisraeli õiglus. Meil käis kindral Effi Eitam ja ta oli linnas. Ja ta tuli ning pidas kõne. Ja ta rääkis, kuidas 7. oktoobril, kui ta oli 71-aastane, läks ta oma kastiautosse või mis iganes see oli, hüppas autosse ja sõitis lõuna poole. Endis kindralina, aga lihtsalt eesliinil võideldes ja olles kokku puutunud Hamasi inimestega ning aidanud koos sõdurite grupiga Hamasi inimesi tappa, et nende töö ei saanud kunagi otsa. Isegi 70-ndates eluaastates inimesena, kes oli osa Entebbe operatsioonist, et ta ikka veel võitles. Ja see on hämmastav, saatsid lihtsalt kohal olles ja neid inimesi kohates nii palju jõudu. Ja see suhtumine ja julgus on hämmastavad. See on midagi, mis on väga inspireeriv. Ja mida me Ameerikas püüame teha, on aidata neid inimesi, kes tõesti panevad oma elu ohtu ja on eesliinil.
ning teha kõik, mis võimalik kõige olulisemas riigis, et toetada Iisraeli Ameerika Ühendriikides. Ja meil on president Trumpi näol imeline sõber. Ja loodetavasti tahame me veenduda, et see jääbki nii. Ja isegi kui talle järgneb keegi teine, loodame, et seegi jääb sõbraks. Me ei tea tulevikku, aga me teame, et praegu on meil suurepärane sõber ja me tahame temaga koostööd teha. Fali Wise, aitäh sulle, et liitusid minuga GNS stuudios. On tore siin olla, aitäh, et mind kutsusid.